Siin all on siis maantee, kuhu me peame siit mäetipust jõudma autoga, kus me ennem kolime, aga oli kuhugi vaja ööseks jääda, siis me jääme siia lähedal oleva mäe tippu. Väga soe ei olnud. Sõidame Argentiina poole ja piiriületus on umbes seal. Umbes selle suure mäe juurest sõidame läbi. Mitte päris tipust, aga mingi 2500 meetri kõrguselt. Nii et jah. Oleme Argentiinas! Amigos, hola! Me oleme Argentiinas. Must kogu. Musta kogu sees. Miks see nii on? No põhiline vastus võiks tulla selliselt piirivalvurilt nagu Juan. Miks me pimedas sõitma peame? Aga jah, oleme Argentiinas. Kogu muusika võttis aega umbes 6 tundi, 5-6 tundi. Kõik sellepärast, et üks piirivalvur ei saanud muhvigi aru nendest paberites, mis meil on. Ehk siis põhimõtteliselt kõigepealt sõitsime Argentiina piirivalvurite juurde. Läbi mägise tee, sitaks pikk tee. Jõudsime sinna, tüübid alguses vaatavad, et okei. Ja siis on üks tüüp, kes Tšiili paberitega tegeleb. Ei, no bueno. No ühesõnaga lühidalt öeldes saatis meid tagasi, et niimoodi me riigist ei lahku, aga kindlasti, et meil on vaja mingeid teisi pabereid, pole õige värk. Lähme siis tagasi Argentiina piirilt 20 kilomeetrit Tšiili poole, kus on siis Tšiili piirivalve. Nii, ütleme, et kuule, et Juan ei lasnud meid nagu edasi, et me tuleme siis tagasi. Aga seal olid nagu kutid jumala üllatunud, et mida asja, et sul on ju kõik olemas. Et see on nagu müstika, et oleks pidanud ju läbi saama. Ja siis see noor härra, kelle nime ma ei tea, kas ta ütleski meile. See Jose või? Ma ei tea, see kes aitas meid. Ei öelnud. Ja siis igatahes see üks tüüp nagu täiega aitas meid, viis meid lõpubossi juurde, kes siis seal Tšiili piirivalves oli. Ja ta ütles küll, et oi, no siin on küll suur viga tehtud. Ja siis helistas sellele Juan või Jose või mis ta oli? Jose oli see vend, kes ei lasnud meid edasi. Helistas Josele ja ma ei tea, näost ei olnud aru saada, aga võib-olla sõimus natuke teda. Siis tulime tagasi lõpuks uuesti Argentiina piirile, jälle 20 kilomeetrit. Ja tuleb välja, et sai läbi. Kõik oli õige. Ja lõpuks Jose või Juan või kus ta oli? Jose siis oli ikka väga sõbralik ja vastutulelik ja andis enda numbri meile. Midagi on vaja kindlasti helistada, et kohe aitan üle piiri. Et jah, eks ta mingi apsaka vist ikka tegi. Ikka tundis halvasti ennast ilmselt ka, aga pole hullu ikka juhtub. Aga jah, Argentiina piirivalvurid olid päris laedad. Mingi 2 noort tüüpi seal omavahel jaurasid, mis õige on, mis vale on. Aga võtsid rahulikult, lasid läbi. Üks tüüp otsis meie autot ka veel, et ma ei saa seda nimetada nüüd läbi otsimiseks, aga ma ei tea. Tegi 2 ust lahti. Kas puuvilju on? Tüüp teeb pagassi ukse lahti, salati leht vahib otse näkku. Ei tea, ei ole midagi vist. Et oli lanna end. Et jah, üldse kokkuvõtteks me oleme siis nüüd juba peaaegu 2 nädalat olime Tšiilis või natuke vähem 1,5 nädalat. Mõtlesime, et põrutame kohe Argentiina suunas. Soojemaid ilmasid otsima. Aga tundub, et ei lähe väga soojemaks, et -1 on öösel. Et see on nagu jah,
väliööbimise koha pealt kõige mugavam variant ei ole. Aga noh, saab hakkama. Üldpildis on abivalmid, aga noh, võib-olla natuke otud, sellepärast et ma ei tea, ma vaatasin selle Jose ruumi või kontorit, noh, ta oli muidu teisel korrusel siuke bossi ruum, aga noh, samas nagu väga midagi seal ruumis ei olnud, mingi radikas, mis oli läbi põlenud ja mingi 80-ndatest telekas ja siukene nagu sutikaiidne, et noh, ma arvan, et see kirjeldab kokkuvõtlikult päris hästi nende asjaajamist ka, et kui on üks paber, siis see võib nagu 5 erineva ametniku juures 5 erinevat asja tähendada, et noh, suht varieerub. Ma arvan, et see ikka sõltub päris palju sellest näost, kes neid pabereid vaatab. Noh, Eestis nagu minu arust üldiselt ikka nii ei ole, et üks asi see on kindel, et nii on või nii ei ole. Aga noh, siin on nagu niisugune, kes kuidas aru saab põhimõtteliselt. Mõni võib-olla ei ole näinudki mingeid pabereid. Et jah, saab põnev olema. Aga praegu me oleme veel nagu arenenud riikides. Noh, nagu piirkonna mõttes arenenud. Aga mis edasi saab Boliivias ja Peruus või vana. Et jah, stay tuned. Jee. Päev peale piiriületust sõitsime läbi pilkase pimeduse suunas ja kus me üles ärkasime? Tadaa! Mägede vahel. Õõbisime hotellis. Põhimõtteliselt oleks nagu väljas telgis maganud, vahet väga ei olnud. Nüüd saime õige mägede kogemuse kätte.